Tervist, mul on hea meel siin Objektiivi stuudios tervitada Riigikogu EKRE fraktsiooni liiget Rain Eplerit. Tere, Rain! Tere! Nädalapäevad tagasi toimus Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, kus käsitleti teemana Rail Balticut. Kohal oli ka Läti parlamendi esindaja, kes kinnitas, et lätlased ei kavatse seda raudteed, nii palju kui mina aru sain, ehitada Eesti piirini. Ja igal juhul see komisjon tuli välja nagu päris skandaalsete järeldustega. Rain, palun anna veel kord ülevaade selle komisjoni istungist. Jaa, oli tõesti mälestusväärne erikomisjoni istung, kus siis külas Läti poole pealt oli nende parlamendi siis Rail Balticu uurimiskomisjoni või uurimisrühma juht, mis võib-olla ongi esimene punkt, millest rääkida, et ka meie parlamendis sai tehtud ettepanek, et vastav uurimiskomisjon tuleks luua, et siis ikkagi ka parlamendi jaoks nii-öelda see infoväli detailselt avada. Meie koalitsioon loomulikult hääletas selle maha. Päris nii jõuliselt võib-olla see Läti kolleeg ei väljendunud, et ei kavatsegi. Ta väljendus oli pigem selline, et me ikka tahame ehitada, aga kui me vaatame nagu reaalsusele otsa, siis sellest, et kuidas ja kas see kunagi tõeks saab, et sellest on nii palju nagu pusletükke puudu, et ütleme, mina lugesin sellest sõnumist väga üheselt välja, et 2030 üldse ei maksa rääkida, ja kõik, ma ütleks, ajahorisondid, mis sealt kaugemale lähevad, on nagu nii sellised ma ei tea, fantaasiates või unistustes elamised, nii et jah, et nagu selles ajagraafikus, mida meile siin enda tehnokraadid ja mõned poliitikud räägivad, ma küll ei näe, et meil oleks rahvusvaheline ühendus läbi selle raudteeprojekti, nii et jah, oli väga huvitavat infot seal. Esiteks, mida Läti kolleeg otse välja ütles selgelt, et lätlased siiani põhitrassile pole üldse keskendunud, et nad on keskendunud seal endale lennujaama siis terminali ehitamisele, eks ole, ja muudele siseriiklikele asjadele. Ta ütles, et nüüd Lätis on tehtud otsus, et tõepoolest, kui tahta see raudtee kunagigi valmis saada, siis tuleb fokusseerida põhitrassile. Ta rääkis ka sellest, et erinevad pooled. Üks on tehniline pool, eks ole. Kui sa nii suurt projekti teed, sul on vaja projekteerida, sul on vaja tegeleda maade omandamisega ja loomulikult on sul vaja rahastust. Ja kõigis nendes 3 punktis oli tema sõnum väga selge, et ei ole rahastuse plaani ei suurte sildade ehitamiseks, mis Läti poole peal tuleb ehitada. Ei ole rahastuse plaani selle just siis põhjapoolse lõigu osas, mis puudutab, eks ole, Riiast Eestini. Ja lisaks ta ütles, et ka projekteerimisega ei ole jõutud faasi. Projekt tegelikult selle lõigu osas tuleb suuresti alles teha ja rahastus selle kõige jaoks täna, et kust peaks tulema raha, sellele küsimusele täna lätlastel vastust ei ole. Teine huvitav aspekt, mida ma ise mitu korda küsisin meie kliimaministeeriumi esindaja käest, kes siis on selle Rail Balticu projekti eest vastutav kliimaministeeriumis, ja mida on tõstatatud meil Eestis ka varem, et kuna tegemist on, eks ole, 3 riigi ühisprojektiga, et siis kuidas see vastutus jaguneb, et kui ühes või teises riigis jääb midagi tegemata, teada on, et täna on leedulastel läinud seal üks töö üle kokkulepitud tähtaegade ja nii edasi, ja praegu on siis küsimus alles lahendamisel ka Euroopa Komisjoniga, et kas järgneb sanktsioon, ja teine küsimus, mis on lahendamisel, on see, et kas selle vastutust kannavad kõik 3 riiki ühiselt, kuna on tegemist, eks ole, 3 riigi ühisprojektiga. Ja ma ka küsisin seda kliimaministeeriumi ametnikult, tema vastus oli, et tema selliseid riske ei näe, et meie kannaksime vastutust näiteks selle eest, kui Lätis ja Leedus midagi tegemata jääb ja vastupidi. Ja kohe selle järel võttis sõna kolleeg Lätist, kes näitas ka dokumendi paragraafidega, et loomulikult tingimused on sellised, et vastutus on ühine, mille järel võttis sõna meie enda Riigikontrolli esindaja. Ja ütles, et jah, ka nende analüüs ütleb, et meil on risk, et sanktsioone me katame ühiselt, ja lisaks nad ütlesid, et neil on ka väliselt advokaadibüroolt veel võttud selle õiguslik hinnang. Ja seejärel ma küsisin ametnikult, et mis see põhjus oli, et tema mulle siis vastas, et tema neid riske ei näe, et kas ta ei olegi kursis, et need riskid on, või ta teadlikult valetas, sellele, ega ma
nii naiivne ka ei oleks, et ma oleks arvanud, et ta seal mingi puhtsõdamliku ülestunnistusega esineb, et selle ma head vastust ei saanud, et meil on ühesõnaga sellest tulenevad riskid, et me peame võib-olla midagi tagasi maksma ka nendes kohtades, mis ei toimu Eesti riigis. Järgmine päev ma vaatasin ajakirjanduses muidugi ilmus massiivselt propagandat sellel teemal, kuidas kõikvõimalikud nii poliitikud kui ametnikud, värske minister Kuldar Reis ja ametnikud lükkasid seda kõike ümber ja ütlesid, et ei, nii ei ole, meie teeme Eesti asja valmis ja siis meil mingeid riske sellega ei kaasne. Elame näeme, et ütleme, lähiajalugu on täis nii Eestis kui mujal maailmas näiteid sellest, kuidas meile räägitakse pikalt, et ärge uskuge oma silmi, ärge uskuge seda, mida te näete, sest et tegelikult on teistmoodi ja siis see asi läheb kusagil lõhki ja tuleb ikkagi välja, et oli nii nagu välja paistis, et markantne näide on siin see Joe Bideni vaimse võimekuse küsimus, eks ole, kus kõik maailma peavoolu meediaväljaanded kuni viimase hetkeni, ehk et siis kuni debatini Donald Trumpiga rääkisid, et Joe Biden on täiesti terve ja siis peale seda debatti ütlesid umbes nii, et ei, me kunagi ei väitnudki, et ta on, et ühesõnaga, aga me kandusin natuke Rail Balticu teemast eemale. Veel markantseid asju, mis tuli välja sellel koosolekul, kõigepealt meie minister sai seal üsna põgusalt osaleda, aga tema pidas lühikese sütitava sõnavõttu sellest, kuidas regionaalpoliitiliselt on oluline Tallinna-Häädemeeste rong. Ja et teemegi Tallinna-Häädemeeste rongi, see tuleb aeglane ja sellepärast, et seal on palju peatusi, et regioonides inimesed saaksid rongiga sõita. Nii et ma ütleks, et väga kõrgel ja valitsuse liikme tasemel on nüüd välja öeldud, et tegelikult me nii võrra ei räägi enam Eestis rahvusvahelise raudtee projektist kui regionaalraudtee projektist. Siia kõrvale tasub meenutada, et raudtee Pärnusse toimis, aga Rail Balticu jaoks ei sobinud ei see vana marsruut ega miski muu. Kui ma ka seda küsisin Kliimaministeeriumi ametniku käest, lihtsalt, et tuua esile seda, millise demagoogiaga ja kuidas fakte niimoodi valikuliselt kasutades üritatakse ikkagi avalikkust eksitada. Kui ma küsisin, et kui me teeme Häädemeeste raudteed või kas või Tallinn-Pärnu raudteed, et miks me siis vana trassi peal, ma ei tea, raudteed ei remontinud ja rongid oleks saanud edasi käia, siis ta hakkas mulle rääkima sellest, kuidas analüüsid ütlesid, et see ei ole sobilik. Seda oli mul lihtne pareerida. Kui see nii jääks, vaadake teinekord, kui on kuskil intervjuus keegi ütleb, siis inimesed mõtlevad, tehnilised mingid mured olid. Tehniline mure oli selles kontekstis, et me ju ehitasime väga kiiret Euroopasse minevat raudteed, eks ole, tuli midagi seal õgendada ja nii edasi, aga kui me nüüd räägime ikkagi regionaalsest raudteest, siis tegelikult need tehnilised kitsendused või piirangud, mis vanale trassile justkui olid, enam ei ole üldse relevantsed, eks ole. Saad sa aru, kuidas püütakse see asi konstrueerida nii, et justkui tehnokraatidel oleks ikka õigus olnud ja muudkui aga ehitame. Nii et väga selgelt tuli seal välja, et mingisugusest 2030. rahvusvahelisest raudteest meil juttu ei ole. Nüüd mõne sõnaga rahadest ja ma ei räägi nendest summadest, mis prognoos järjest kasvab, eks ole, kui palju Rail Balticu ehitus maksab ja ju ta kasvab edasi. Aga kaks rahalist aspekti. Siin, ma arvan, natuke rohkem kui 6 aega tagasi käis siis Euroopa Komisjoni poolne selle projekti eest vastutaja külas ka meil erikomisjonis ja Eestis siin kohtus erinevate inimestega ja temale, kui esitati küsimus, et kui siiamaani alguses, eks ole, oli jutt, et 85% rahast tuleb Euroopa Liidust, aga nüüd on toimunud suur kallinemine ja kõik see, et projekti venimine, et kuidas siis on, et kas Euroopa Liit ikka hoiab 85% kinni, et sõltumata sellest, kui suureks kasvavad numbrid. Ja tema ütles otse, et ei, et ärge valesti aru saage. Teie kolmekesi Eesti, Läti, Leedu olete selle projekti algatajad ja vedajad ja teie olete lubanud raudtee teha. Ja kui nüüd kallineb, siis see ei tähenda kuidagi pidi, et Euroopa peaks hakkama siia rohkem raha matma, et teie mure on see rahastuse pool ka ära katta. Ja teine rahadega seotud asi, mis oli siis nüüd sellel viimatisel koosolekul, tõstatus küsimus siis Rail Baltic Estonia
juhile, et kui palju see, ütleme, infrastruktuuri kulu on, mida nad hakkavad siis, millist arvet nad hakkavad esitama siis nendel raudteel, sellel raudteel sõitjatele. No ta ütles suurusjärk 35–50 miljonit, vaadates kogu projekti ajalugu, et arvestame selle 50-ga ja ma arvan, et see võib ka kasvada. Ja see 50 siis läheb, ütleme, Elronile Tallinn-Häädemeeste liini kulusse, eks ole, sest et rahvusvahelisi kaubavedusid, kiireid ronge ja muud ettenähtavas tulevikus seal sõitma ei hakka. Ja võrdluseks siia kõrval, et tänane, sai küsitud ka Elronilt, et palju neil tänane kulu on selle infra eest, kus nad täna sõidavad, eks ole, Tallinn-Narva liin, Tallinn-Tartu suund ja siin need Tallinna lähiümbruse suunad. See täna kõik kokku on umbes 30 miljonit, et see lihtsalt paneb asjad perspektiivi, et siis see Tallinn-Häädemeeste tuleb selline kallis, aga aeglane ja 50 miljonit aastas võiks olla siis Elronil see arve, mis on vaja infrastruktuuri kasutamise eest maksta. Kallis, aga vähemalt aeglane. Kallis, aga vähemalt aeglane. Saad rahulikult mõelda Häädemeestele sõites kõigi nende numbrite. Täpselt. Need on ju täiesti skandaalsed faktid. Need on tegelikult täiesti skandaalsed faktid. Sellise asja peale peaks põhimõtteliselt lendama kogu projekt Eesti meedias laiali niimoodi, et Eesti meedia võtab selle projekti pilbasteks. Nii, mida me oleme näinud, nagu sa ise mainisid ka siin, eks ju, vastupidi, me nägime järgmisel päeval mingisugust uudist sellest, kuidas uusi lepinguid tehti uute allhankijatega. Me nägime sellest, kuidas PR masinavõrk pandi tööle ja juba olid seal juures siis uued firmad, kes hakkavad ehitama uusi mingeid lõike. Nii. Stratcom pandi tööle ja ütleme kogu siis peavoolu meediakanalid uputati tegelikult selle infoga üle, eks ole, et summutada eelmisel päeval ilmsiks tulnud informatsiooni. Väga selgelt. Sa mainisid ühtel tõika, mida minister ütles seal, et meil on põhimõtteliselt regionaalse raudteega lugu, et sellele võiks ju kohe vastu vaielda väga selgelt, vaadates Tallinn-Pärnu raudteelõiku, mis on ajalooline raudteelõik, mis läbib Pärnumaal ja Raplamaal väga olulisi punkte, väikeseid linnu, asulaid, mida praegu peab läbima buss, selline tunne Eestimaad, buss edasi-tagasi käib, seal, ma ei tea, Lelle, Eidapere, Tootsi, Pärnumaal, sealt, kus raudtee läbi läheb, need kohad on paljuski rajanenud sellele infrastruktuurile, et raudtee ühendab neid Pärnuga, raudtee ühendab neid Raplaga, Tallinnaga, et see on nagu väga oluline olnud, et praegu Rail Balticu trass, mida ta teeb ju seda, et põhimõtteliselt ta peatub ei kuskil. Need trassipeatused ei läbi konkreetseid asulaid, seal ei ole seda regionaalpoliitilist tasandit üldse. Et ütleme nii, et Häädemeeste peatuski ei tule Häädemeestele, vaid see tuleb kuskile kilomeetrite taha sinna metsa. Et selles mõttes see on ju täiesti skandaalne samuti. Ja seda kõike, eks ole, põhjendusel, et sõidavad kiired rongid ja kaubarongid ja neid ei saa asulatest läbi viia. Aga nüüd kogu see narratiiv ja paradigma on muutunud. Nii et ütleme, meie oma fraktsiooni poolt andsime üle otsuse eelnõu, et lõpetame ära selle projekti. Tuleme välja nendest lepingutest, sest ütleme, meie kalkulatsioon on, et see lõpuks ühiskonnane tuleb odavam. Praegu see nii-öelda valus lõpp teha, kui siis lõputult seda valu kannatada. Aga ilmselgelt jälle, nagu siin erinevate muude suurte, ma ei tea, juhu energeetikaprojektidega või muuga, on kitsas ring inimesi, kellel on kasulik, et seda ehitamist jätkatakse, eks ole. Vaata, kui sinu äri on kruusa ja killustikku kaevandada ja vedada, siis mõnes mõttes soo on hea koht, kuhu ehitada, sest sinna läheb. See oli nüüd väikse irooniaga öeldud, eks ole, aga jällegi ja tahtmata hukka mõista jällegi ettevõtjaid, kellele riik ütleb, et siin me hakkame nüüd seda trassi ehitama, meil on vaja koppasid, meil on vaja materjali ja nii edasi, loomulikult ettevõtjana, kui sul on ostja, siis sa müüd, aga jällegi nagu poliitiline otsustustasand ja ka ütleme, ametnikkond peaksid vaatama sellist ütleme, ühiskondlikku kogukulu ja kogukasu aspekti ja sellest lähtuma.
noh, paraku me jälle näeme, et siin see ei kipu nii olema, et kahtlusi ei ole, aga kõhklusi on, saab jälle öelda, et noh, selles mõttes on kurb pilt. Meenutasin just üks päev, et mõned aastad tagasi, kui ühe sõbraga sai sellest räägitud, siis tema ütles, et noh, et ega ta ei ole detaile vaadanud, aga kui ta niimoodi noh, laias pildis mõtleb, et siis parem sõitku need rongid Euroopa vahet, kui et mitte. Noh, mis iseenesest noh, ei olegi lõpuni vale seisukoht, aga ma ei ole nüüd teda trehvanud, ma tahaks küsida, et aga kuidas ta nüüd suhtub, kui et rongid ei hakkagi sõitma, aga parem, et kas noh, parem ehitame edasi või mitte, et noh, ma arvan, et selgelt vastus on, et noh, mis me seda raha sinna uputame, kui tegelikult me lühikeses perspektiivis ei jõua lähedalegi sellele, noh, mis me plaanisime ja pikas perspektiivis ilmselt see kogu see projekt noh, ebaõnnestub, läheb nende ebaõnnestunud suurte infrastruktuuri projektide hulka, mida noh, eriti läänemaailmas ikka ette tuleb, et oli silmjavav, aga me noh, arutasime siin ka kolleegidega, et plaan on noh, selles mõttes ikkagi edasi minna, et võtta ühendust ka, noh, siin eks ole kõlasid etteheited, et Läti esindaja oli noh, opositsiooni esindaja ja kõik mis, kuigi ta näitas noh, lepingupunktide ja dokumentidega nagu toetas oma sõnumeid, aga meil on ikkagi plaan ka siin mõne Riigikogu kolleegiga, et võtta ühendust siis noh, ametlikku kanalit pidi läbi suursaatkonna, paluda valmistada ette info, et noh, paneme selle ametliku info siis sinna kõrvale, sest noh, ma ütleks, et mida rohkem paberi peal praegu asju ära fikseerida, noh, et ikkagi kui ametlikult öeldakse ka, et tõepoolest projekti ei ole, noh, näiteks põhjapoolse lõigus, tõepoolest rahastusplaani ei ole ja nii edasi, noh, et siis meil on nagu, kuidas ma ütlen, peavoolule sobivamaid fakte, et neile öelda, et see teie jutt, et 2030 meil hakkavad rahvusvahelised rongid sõitma, mida seesama kliimaministeeriumi esindaja seal väitis, et tema ikkagi elab ja töötab iga päev selle plaaniga, et 2030, aga noh, teiselt poolt ta jällegi reetis ennast, et ta ütles noh, ta ütles sõnad, mis tõesti nagu mul kukkusid käed rippu, ta ütles, et aga positiivne on ju see, kui rongid häädemeestina hakkavad sõitma, et siis ei lähe rööpad rooste. Et noh, et siis on meil seal need raudtee on maas ja siis rongidega lihvime seda roostet ka sealt maha ja unistame sellest, et kunagi rongid hakkavad kusagile kaugemale sõitma. Väga tore. Muuseas, üks tasand, mis Läti positsiooni kahtlemata selgitab, on see, et kui vaadata Läti kaarti, siis üle 100 kilomeetri Riiast Eesti piirini seal ei ole mitte midagi. Ja. Et kui tahta see raudtee teha natukenegi relevantsemaks, siis tuleks ta viia põhimõtteliselt läbi Kesk-Läti Ceesise, läbi Limbaži, läbi seal Valmiera, aga vaadata seda mereäärset kanti, mis seal on ilus Männimets ja mererand. Männimets, mererand, seal lihtsalt puudub nii-öelda vajadus selle raudtee jaoks. Ja see alternatiiv, mis sa ütlesid, see tegelikult ju liigutab asja ikkagi selle Tartu Valga trassi peale. Absoluutselt, nii. Et praegu peaks põhimõtteliselt siis Läti tegema, kui ta tahaks seda relevantsust, ta peaks tegema sellise raudtee ja tulema sealt uuesti sealt Ikla alt üles. Et seda ta kindlasti ei tee ja kui ta tahab teha otseliini, siis on see raudtee kuskile, raudtee lihtsalt Eesti piirini, sellepärast, et peab ehitama. Ja noh, paratamatult, ega noh, üks asi on noh, ma ei tea, soovid ja unistused ja nii edasi, aga mulle väga meeldis üks lause, mida hiljaaegu lugesin, et empaatia ei tähenda sümpaatiat, eks ole, et empaatia tähendab, noh, ma ei tea, teise mõistmist või vähemalt püüdu seda teha, et noh, ega ka leedulastel, noh, see, kuhu poole tõmme on ühenduste mõttes, on noh, läbi Poola, siis tõesti Saksamaa poole, et ka nende motivatsioon ennast lätlastega ühendada, nagu ka lätlaste motivatsioon siia ülespoole meiega ühendada, et noh, täiesti nagu mõistetavalt ja nagu pragmaatiliselt asjale otsa vaadates, et noh, ühtpidi Eestis tihti ikkagi seda narratiivi püütakse kehtestada, eks ole, et näed lätlaste ja leedulaste pärast nüüd nii või nüüd naa, eks ole, noh, ka selle Rail Balticu juures, eks ole, küll siin on leedulastele, ma ei tea, mida ette heidetud, et nad seal lahendasid oma siseriiklike ühenduste probleeme, aga noh, kui sa pragmaatiliselt mõtledki oma riigi huvidest lähtuvalt,
siis nüüd Euroopast tuleb suur rahalaev ja sa saad endal mingid olulised kohad ära ühendada, sa ühendad ära. Sa ühendaks ennast põhjapoolse riigiga, kui sul oleks suurt tulu oma riigile sealt näha. Kui ei ole, siis sa teed prioriteetselt neid asju. Et selles osas, ma ütlen, mul on ka endal kogemust leedulastega koos töötamisest erasektoris, nendega ongi väga raske koos töötada. Sellised, ütleme, põikpäised ja suruvad oma joont, aga jällegi astudes sammu tagasi ja lastes nagu emotsioonidest lahti, nad tihti lugu ajavadki seda oma Leedu huvist lähtuvat asja ja seda jällegi riigile nagu on raske ette heita, eks. Väike nali ka, et ühes Läti väljaandes Laasi on siis selline pilt ilusti, et nii palju kui mina aru saan, et see tähendab seda, et olge hea mehed, ehitage kasva sinna alkopoeni. See, et siis me saaksime vähemalt sinna alkopoeni ära tulla selle rongiga. Tehke vähemalt nii palju. Päris tabav karikatuur, aga eestlasena on seda natuke kurb vaadata ka, eks ole. Ja ütleme, neil on siin pildilt veel puudu, et kindlasti kui see raudtee sinnani tuleb, siis meie ametnikud paigaldavad sinna kaamera. Et kust näha, mitu korda sina, Markus, või siis mina käisin seal, jalutasin siis poeni ja tagasi ja sõitsin rongiga tagasi, eks ole, ja siis ja mis kõik menetlused sellele siis veel järgida. Täpselt. Kas on teada ka, kui palju oleks läinud omal ajal Kadri Simsoni poolt, taristuministri poolt lõpetatud Tallinn-Pärnu liini või siis oleme siis ausalt Lelle-Pärnu liini korda tegemine maksma? Mina seda numbrit ei tea, aga ma julgen spekuleerida, et me räägime suurusjärkudes erinevast, sest ütleme kogu see raudtee tammi osa, kogu muldkeha ja kõige see osa oli ju olemas, eks ole, et me ei räägi sellest, et me hakkame tõesti suures koguses pinnast liigutama, ja ka killustiku ja kruuse nii edasi, eks ole, et see oleks tähendanud selle pealise ehituse remonti pluss võib-olla kõik need juhtimissüsteemid ja selle tänapäevastamine ja nii edasi, aga Kadri Simson tegi ju ka suure infraobjekti selle lennujaama Pärnusse, et hiljaaegu oli mul võimalus esimest korda seda ühe koosolekuga seoses külastada. Ma sain teada, et sealt käib üks lend, Ruhnu lend, mina olen sõitnud. Mul on see veel tegemata, plaanin, et see suvi võib-olla kasutan. Enne kui kinni pannakse. Absoluutselt. Ma arvan, et suurusjärk võiks olla umbes sarnane, mis on Tallinn Häädemeeste üheaastane infrastruktuuri kulu, umbes seal 30–50 miljonit. Ja tegelikult ütleme me isegi, huvitav küsimus, selle saaks, ma arvan, ära lahendada, ma kohe, kui moment tekib, küsime Elronilt, et palju see Tallinna-Tartu vaheline, me saame ju kilomeetri kohta sealt orientiiri kätte, et palju tegelikult kulu on, ja siis me ikkagi suurusjärguga paneme juba väga täpselt pihta, et palju see olnuks või palju ka oleks, eks ole, et ega raudteeliiklus siseriiklikult võib-olla väga tore ja vajalik asi. Hakkan kanduma jälle muusse teemasse, kuigi kui vaadata Elroni numbreid, mina ise olen suur rongiliikluse austaja olnud alati, aga kui siin vahepeal Elron remontis pikki lõike, siis juba see juhtimise ja marketingi poole pealt minu etteheide neile on, et kui Jõgevalt Tapani tuleb siis sõita, aga siis ei tule sõita mitte, tuleb sõita kõige odavama bussiga, mis leiti seda liini teenindama, et see ei ole hea, nad ütlevad ajutine värk, remont, aga tegelikult kui me vaatame seda kvaliteeti, mida pakub Tallinn-Tartu liinil eraettevõtte bussiga ja isegi erinevad eraettevõtted, siis panna sinna kõrvale dotatsioon aastas, mida Elronile makstakse ja see kvaliteet, mida Elron pakub, siis tegelikult ma ütleks, et me peaks tõsiselt järgi mõtlema. Võib-olla kui me jätaks raha kulutamata nende rongiliinide doteerimisele, siis ei liikleks meil need tunne oma kodumaad bussid, vaid ka kaugematesse kohtadesse saaks, ütleme kiiremini ja mugavamalt sootuks bussidega. Aga ütleme, see on eraldi analüüsi teema, aga jah, et meil ikka ta kipub see vana ütlemine, et seal, kus algab raudtee, lõpeb mõistus, meil nüüd Eestis on seda siis erinevates raudteeprojektides demonstreeritakse, et ta nii kipub olema.
mida nüüd siis teha selle asjaga, et me praegu siin naerame selle üle, et asi on tegelikult niivõrd absurdne, et siin hiljuti oli Objektiivis ka üks Endel Oja pikk analüüs sellel teemal ja Endel Oja tuleb ka siia stuudiosse, räägime ka Rail Balticut, see teema on niivõrd oluline. Et mida siis nüüd ikkagi teha selle asjaga, et olukorras, kus on pool Pärnumaad on juba üles songitud, pool Raplamaad on üles songitud, kes aga sõidab Pärnumaa-Raplamaa liinil, nii nagu mina Treimanisse, kuhu ma loodan, et Eesti Vabariik ehitab mulle 10 miljardilise raudteelõigu, eks ju, sinna Treimani peatusesse, kus ma mängin isiklikult Treimani peatuse avamisel trompetit, luban, kui see ehitatakse sinna, nii naljaks, et kui see nüüd nagu sinna tuleb, et mida me siis nüüd nagu teeme selle jamaga, sellepärast, et olulised mingisugused tammid on juba ehitatud, mingisugused koridorid on juba raadatud, see protsess jätkub, keegi Eestis täiesti kilplaslikult ei tee teist nägugi, et siin võiks midagi muutuda. Sellised kliimaministeeriumi ametnikud, nagu sina siin kirjeldasid, räägivad usupõhisest lähenemisest, et nemad usuvad ja arvavad, et see asi jõuab kuhugi välja. Et asi on ju täielik katastroof, täielik hullumaja. No ma ütleks, et tulekski täiesti tõsiselt suhtuda sellesse EKRE poolt välja pakutud otsuse eelnõusse, et võib-olla lõpetame ära ja tuleks ikkagi faktidel põhilev analüüs teha ja arvutused, et kui me näemegi, et kui me praegu tõmbame pidurit, hea küll, meil on terve hulk raha siis justkui raisatud, aga teisipidi, kui me edasi kulutame, siis meie kulud võivad veel suuremaks minna ja nagu me teame täna, on erinevaid vajadusi, kuhu raha panna, et see on üks pool, võib-olla see analüüs ütleb, et aga kui me nüüd räägime regionaalsest raudteest ja ütleme, et Eestis võiks olla siin seesama Pärnu liin raudteega ja ka Haapsalu liin, et siis tuleks teha korraks jällegi võtta samm tagasi ja vaadata, et kas nüüd edasi minna siis nii-öelda selle Rail Balticu trassi peale aeglase regionaalrongiga või minna tagasi vana trassi peale, eks ole. Okei, selle analüüsi osa peab olema ka see, et kui me siis nüüd Euroopale ütleme, et teate, see kõik oli bluff ja tegelikult sellist raudteed ei sünni, et mis see tagajärg on, sest rääkides tõesti nendest, meil on siin mingid viadukte kuhugi valmis ehitatud, eks ole, kuhu raudtee veel pole jõudnud, nendest esimesed viaduktid on juba remondis, juba suletud, raudteed veel ei ole viaduktini jõudnud, aga viadukti tuleb juba remontida, et see ei ole kindlasti kerge ja ega suurte projektide, kes see siis tahab olla, see öelda, et me siin ehitasime ja nüüd siis ei teegi, ega ma arvan, et enne kui nagu poliitiliselt suurt muutust ei tule, siis need olemasolevad jõud kindlasti seda stoppi ei tee. Ja nagu ma olen ka niimoodi kurvalt tõdenud, et ega isegi kui raudteed ei tule, aga kui sa metsa viadukte edasi ehitad, siis rahad ikkagi liiguvad, eks ole. Ja siis räägitakse meile sellest, et mõju sisemajanduse kogutoodangule ja kõik nii edasi, et küll see on hea projekt, see on vägisi see projekt, mida öeldakse külma ilmaga püksi pissimise kohta, et korraks on soe, aga siis pärast on palju halvem. Et ega sellist head ja ilusat lahendust siin ei ole, aga jällegi põhjused küll võivad olla erinevad, aga lihtsalt tuues näiteid, et ma tean, et Austrias on tuumajaam, mis on täiesti valmis ehitatud kasutusel kultuurimajana. Sest et kui asi oli jõudnud juba sinna faasi, et praktiliselt veel osa seadmeid oleks olnud vaja paigaldada ja kütus sisse panna ja oleks hakanud elektrit tulema, siis poliitiline olukord muutus selliseks, et muututi tuumaenergeetika vastaseks ja nüüd on siis üks suur selline kultuurikatel neil, kui siin paralleel Eestiga tuua, et mine tea, võib-olla hakkavad inimesed käima, kui keset metsa on suur viadukt, kus mitte midagi muud ei ole. Et sellest saab võib-olla meil on see EISA, kes turismiga tegeleb, et võib-olla saab kasutada üht-teist niimoodi ära. See oli jälle väikse iroonia, aga tegelikkus on see, et kui me vaatame ausalt peeglisse, saame aru, et see kulu käib meile tõenäoliselt üle jõu ja ka ei tule rahvusvahelist rongiühendust kiiret.
siis võib-olla tuleb see kurb otsus teha. Ma arvan, et see EISA võiks kõiki Eesti ametnikke kord aastas teha sellise patukahetsuskäigu, kui see erinevatesse kohtadesse niimoodi, et mitmeid kümneid kilomeetreid päevas kõik need metsa rajatud tammid läbi käia ja vaadata seda põdramaja seal, et mis on valmis ehitatud rahva rahadega, milline projekt see on, et kõikidel oleks nagu nii-öelda piimhappena see lihastes kirjas. Jälle kontaktreaalsusega. Kontaktreaalsusega, jah. Aitäh sulle, Rain, stuudiosse tulemast ja räägime ikka edasi jälle, kui midagi on. Teeme nii, aitäh. Kõik head sulle.